Tervist! Siin on mõtlemaatika ja meie tänaseks teemaks on tõenäosus ja statistika 7. klassile. Tõenäosus aitab meil hinnata, kui tõenäoline on mingi sündmuse toimumine. Näiteks, kui viskad täringut, siis tõenäosus saada number 6 on 1/6, sest täringul on 6 külge. Statistika seevastu keskendub andmete kogumisele, analüüsimisele, tõlgendamisele ja esitamisele. Liigumegi tõenäosuse mõiste juurde. Tõenäosus on matemaatiline mõiste, mis väljendab, kui suure tõenäosusega mingi sündmus toimub. Tõenäosusvahemik on 0-1, kus 0 tähendab, et sündmus ei toimu kunagi ja 1 tähendab, et sündmus toimub alati. Teeme see juurde ka näidisülesande. Oletame, et sul on mütsis 5 punast ja 3 sinist palli. Mis on tõenäosus, et juhuslikult välja võttes saad punase palli? Kasutades tõenäosuse valemit, mis on soodsad juhtumid jagatud võimalike juhtumitega, saame teha siis 5 jagatud 8 ning saame vastuseks 0,625 ehk 62,5%. Liigume edasi sagedustabeli ja keskmise juurde. Sagedustabel on tabel, mis näitab mitu korda erinevad väärtused andmekogumis esinevad. See on kasulik viis andmete korraldamiseks ja esitlemiseks. Keskmine ehk aritmeetiline keskmine on andmete keskväärtus, mis arvutatakse kõigi väärtuste summa jagamisel väärtuste arvuga. Teeme see juurde näidisülesandega. Siin on andmed klassi matemaatika testi tulemuste kohta 5, 7, 8, 8, 9, 6, 7, 7, 10, 6. Loo sagedustabel ja arvuta keskmine. Teeme siia väikse sagedustabeli, kuhu paneme kirja kõik arvud ning palju neid selles tabelis leidub. Et leida keskmine, peame kõik need arvud kokku arvutama ning siis jagada nende arvude hulganumbriga. Vastuseks tuleb meil 7,3. Liigume edasi andmete esitamise diagrammina juurde. Andmeid saab esitada mitmel erineval moel, sealhulgas tulpdiagrammi, sektordiagrammi ja joondiagrammi abil. Diagrammid aitavad andmeid visuaalselt esitada, muutes need kergemini arusaadavaks ja võrreldavaks. Teeme see näidisülesandega. Esita eelmise ülesande andmed tulpdiagrammina. Ehk siis võttes eelmise tabeli abiks, teeme siia X ja Y telje ning lisame arvud juurde. Tulpdiagramm on üks paljudest diagrammidest, mida me saame kasutada selliste arvude näitamisel. Liigume edasi moodi ja mediaani juurde. Mood on kõige sagedamini esinev väärtus andmekogumis. Mediaan on keskväärtus, mis jagab andmekogumi 2 võrdseks osaks, nii et pooled andmed on väiksemad ja pooled suuremad kui mediaan. Teeme see juurde ka näidisülesande. Arvuta eelmise ülesande andmetest mood ja mediaan. Et leida mood, vaatame, millist arvu on sellest tabelist kõige rohkem. Nagu näha, on see 7, mis tähendab, et mood on 7. Et leida mediaan, peame panema numbrid järjestikku ning võtame neist kõige keskel oleva arvu. Kuna keskel on 7, siis mediaan ongi 7. Selleks saime tänane teema läbi ning loodan, et õppisite midagi uut selleks korraks. Kindlasti laikige ja visake tellimus meie kanalile, et mitte magada maha uusi videoid. Näeme juba järgmises videos.